see on väga ettevõtlik suhtumine. Aitäh, Jana. Nii et Lüllemäe kool ja Jana, ole hea, räägi, mis head sina sellest standardist kooli sisehindamise tööriistana oled saanud? Aitäh kutsumast ja tere kõigile vahetunnis osalejatele. Nii tore on näha, nüüd on siin 35 tükki kõiki. Aitäh kõigile, kes oma kaamera pilti ka näitavad, et alati on huvitav näha oma kolleege teistest koolidest, et osad nimed hakkavad juba korduma, veebikoolitusi on nii palju olnud, et seda inimest ma juba tean sealt koolituselt ja nii edasi. Et hästi vahva ja tere Jelena ka autoroolist. Et jah, mulle väga meeldib niiviisi kaamera teel ka silma vaadata kõigile. Ja ma tõesti räägin teile nüüd sellest, kuidas meie Lüllemäe põhikoolis selle standardiga tööd oleme teinud ja ta enda kasuks tööle pannud. Ja kes veel ei tea, siis Lüllemäe põhikool asub Valgamaal, Valga vallas ja oleme selline üsna väike kool, meil on 63 õpilast hetkel ja lasteaias 50+ last, nii et lasteaed põhikool ja kooli osas oleme siis liitunud tõesti ettevõtlike koolide võrgustikuga. Ja selle võrgustiku raames olid meil siis ära ilusti kõik need koolitused, millest te kõik juba kindlasti teate ja me omaks selle mõtteviisi ja endale võtsime või õigemini leidsime sellest siis enda jaoks palju tuttavlikku ja hakkasime rakendama. Teatavasti siis mina räägin nüüd sisehindamisest, et kuidas meie seda standardit kasutasime sisehindamise tööriistana. Ja teatavasti sisehindamist siis üks kord arengukava perioodi jooksul tuleb kõigil haridusasutustel teha. See on kohustus ja kui me oleme ettevõtlik kool, siis proovides püüda järgmist taset on tarvis teha ka ära see hindamine standardi põhjal, siis ta küll nüüd ei ole enam hindamise nime all, tegevusseire vist oli see, et hästi hea uuendus, et tõesti me seirame seda, kuidas meil läinud on. Ja selle jaoks siis toimetasime nii, et sisehindamise puhul ju teinekord moodustatakse koolides töögrupp, et kes tegelevad asutuse sisehindamisega, kes mis valdkonnaga ja nii edasi. Kuna meie oleme üsna väike kollektiiv, meil on 18 õpetajat pluss paar tugispetsialisti, siis õigemini ma olen käsitlenud kogu meie meeskonda selliste ülesannete puhul ühise töögrupina, et kui sisehindamisse peavad olema kaasatud õpetajad, õpilased, lapsevanemad ja muud huvigrupid, siis ei võtnud õpetajatest esindajaid, vaid meil alati õpetajad tahavad kõik kaasa rääkida ja võtsime selle standardi siis niiviisi ette, et kasutada seda oma sisehindamises. Tegelikult standard katab väga hästi ära valdkonnad, mis on ka ministeeriumi poolt sellised ootused, mida sisehindamises võiks olla. Et ma jagan teiega nüüd oma ekraani. Screen. On näha. Tutvusin enne tänast siis ka, et mida ministeeriumi lehel sisehindamise kohta öeldakse. Tegelikult on siis täiesti peatükk selle kohta olemas ja viitan siin kõrval on materjalid, viitan siis sellele materjalile siin, see on hea toetav ja tegelikult on siin ka soovituslik vorm, kuidas siis sisehindamise aruannet võiks koostada, et kes on otsingutel, kuidas sisehindamist teha, siis ausalt, mina jõudsin selleni alles täna ja oma üllatuseks siis avastasin, et ta peaks mul siin lahti ka olema, jah. Et tegelikult need valdkonnad tõesti kattuvad ilusti, ma usun, et see ei ole juhuslik ettevõtlike koolimeeskonna poolt, kattuvad ilusti nende valdkondadega, mis on ka standardis kasutatud. Ja vaadake, see on kõik 2 lehekülge, lõpus on veel allkirjad, et see soovituslik vorm on ainult 2 lehekülge ja siin on ilusti siis eestvedamine juhtimine ja märksõnad all.
Ja kui nüüd selle põhjal minema hakata, siis tuleb üsna palju nagu ise juurde mõelda, et okei, mul on siin nüüd öeldud mingid märksõnad, mis ma peaksin kirjutama, aga mis täpsemalt selle alla läheb. Siin tulebki tegelikult appi minu meelest ettevõtlike koolide standard, sellepärast et ma olen siin endal märkinud ära motiveerimine, personalijuhtimine, motiveerimine. Kui me võtame lahti ettevõtlike koolide selle standardi, siis siin on ju tegelikult needsamad märksõnad. Keegi on selle töö ilusti ära teinud, lahti kirjutanud. Need ei ole küll üks ühele, aga näiteks, kus ma leian siit eestvedamise ja juhtimise all oli see motiveerimine olemas. Näete, siin on motivatsioonisüsteem, et kui selles ministeeriumi poolses vormis, mis on soovituslik, on lihtsalt märksõna motiveerimine, ole hea analüüsi ja pane tegevused paika, siis tegelikult ettevõtliku kooli standard väga hästi kirjutab lahti, mis on selle teguri sisu ja millised võiksid olla need tegevused või tasandid, mida me siis selle valdkonna raames analüüsime. Nii et ükskõik kumba teete minema hakkate, ma usun, et see ettevõtlike koolide standard on väga mahukas ja toetav materjal ja meie läksime seda teed. Ehk siis ühel koosolekul juunikuus eelnevalt olin õpetajad viinud kurssi sellega, et meil on tarvis teha sisehindamine, kuna meil 2021 lõpeb arengukava ja ehk siis sellel aastal ja seda sisehindamist võiks siis teha, olin kuulnud juttu Koerukoolist, kus Koerukoolis oli tehtud sisehindamist ettevõtliku kooli standardi põhjal. Mõtlesin, et miks mitte, proovime ka ja hakkasimegi pihta. Enne koosolekut siis selgitasin, miks me seda teeme, miks me seda vaja on, kõik olid päri, kõik olid valmis kaasa lööma ja koosolekuks võtsid siis kõik kaasa selle paberimaterjali, mille me koolituselt saime, eks ju. Ma loodan, et selle uue standardi kohta tuleb ka uuendatud standardi kohta selline trükimaterjal, sest seda paberil on väga hea vaadata, siit näpuga järge ajada ja arutleda meeskonnas need asjad üle ja kõigil olid need mapid ilusti kaasas ja tuletasime meelde, mis need valdkonnad olid selles standardis ja õpetajad jagunesid gruppides, igaüks sai valida siis, mis valdkonna ta võtab endale analüüsida koos väiksema grupiga siis ja kasutasime sellist natuke kombineeritud maailmakohviku meetodit, et esimene grupp toimetas siis selle ühe valdkonnaga, kohe näitan ka, kuidas täpsemalt, toimetas süvitsi 1,5 tundi ja teised grupid said seda valdkonda siis roteerudes hiljem 20 minutit veel üle käia, kõik ülejäänud 4 gruppi. Et laias laastus niiviisi see toimus ja kui see roteerumise järjekord ja need grupid said paika pandud, siis liikusidki õpetajad koolimaja mööda laiali oma gruppidega, valisid endale sobiva klassi, valisid sobivad suupisted ja joogid, kohvi või tee ja läksid siis oma tööruumi, kuvasid suurelt ekraanile pilvekaustas oleva ühise faili, mida kõik siis täitsid samal ajal. Tuletan meelde, igal ühel oli oma valdkond, nii et nad ei seganud üksteise trükkimist. Võib-olla olete kogenud seda, kui on selline ühisfail ja mitu inimest samaaegselt seda täiendavad, siis tekivad seal igasugused glitchid. Et praegu oli jah nii, et igal ühel oli oma valdkond ja nad üksteist ei seganud. Ja kuvati suurelt ekraanile, võeti ühine fail lahti ja arutati ja jagan uuesti ekraani, kuidas see siis toimus. Et võetigi paberkujul endale ette see standard. Meil oli nüüd küll see vana standard, aga mõte jääb samaks. Võeti ette standard ja ettevõtlike koolide lehel ilusti on olemas see tühi enesehindamise vorm. Väga hea, et see on Wordi failina. Väga mugav on siis kohe see võtta ja hakata seda täitma. Seda me ka tegime. Ja õpetajatel oligi ees lahti standard
paberkujus üles igalühel ja hakati võtma siis järjest neid, nii palun väga, esimene tegur, ettevõtlikkus, pädevuse, no võta siit ettevõtlusõppe, eks ju, noh, ettevõtlusõppe ja siis loeti standardist, mida ettevõtlusõppe all mõeldud on, mõõdiku kirjeldus, kuidas seda mõõta ja hakati siis arutlema selle üle, et mis meie oleme teinud, mis tasemel me võiksime olla ja kujunes siis selline tabel. Siin on nüüd näha siis see vorm, mida meil õpetajad täitsid, mis meil pilves on üleval. Näiteks eestvedamine, juhtimine oli Rolfi Tarje ja nende arutada esimesel korral ja nemad 1,5 tundi siis tegelesid selle valdkonna teguritega ainult ja läksid siis väga süvitsi ja selle mõõdiku põhjal siis nad arutlesid, et kõiksugused, mis me oleme teinud, viited meie kodulehe uudistele, mis selle teemaga haakuvad ja panid siis paika ka neid tasemeid, mis iseenesest sisehindamise mõttes pole nagu esmatähtis, aga kuna siin on 2 kärbest 1 hoobiga, me saame ka selle standardi esitada, siis täidetud standardi esitada järgneva taseme, praegu me oleme baastasemel, järgneva taseme taotlemiseks. Ja erinevate teemadega seoses siis, võt siin oleme hõbetasandil, siin kuldtasandil, et nad panid ikkagi kõik kirja, eks me siis arutame neid edasi, et mis tasandil me siis kokkuvõttes enda arvates oleme. Ja nii see läks, et need mõtted on kõik siin, selgitused ja näited, eks, need mõtted on kõik siin kirjas. Kui see sai arutatud, võeti järgmine tegur jällegi, siin on näha, et me oleme baastasemel mingis valdkonnas täiesti veel. See on nüüd eelmine juunikuu siis. Ja nii see käis. Kui 1,5 tundi sai läbi, siis võtsid, nii nagu me järjekorra eelnevalt kokku leppisime, järgmine grupp võttis eestvedamise ja juhtimise ja oma täiendused tegi siis värviliselt juurde. Siin on sinisega tehtud ja nii edasi. Et järgnevatel gruppidel oli see aeg lühem, oli 20 minutit, just sellepärast, et tegelikult me oleme üks ja sama kool, et kõik teavad, et kui esimene grupp põhjalikult oli kirja pannud peamise, siis teised ainult täiendas, et oi, aga see oli ju veel ka, mis meelde tulnud. Ja siin on minu nime kirjutatud taha ja päris mitmes kohas, et ma siit scrollin lihtsalt. See tähendab seda, et mingid asjad, mis õpetajad soovivad, et nad Jana täiendab, et mis on direktori infot rohkem või on vaja nagu direktoril üle vaadata. Eks ju, siin on mingid asjad, et see on nagu info minule ja vajab kõigi täiendust. Kõik märksõnad, selline töödokument täiesti ja hästi soovitan pilveteenust. Meil on Microsoft Office'il see OneDrive pilveteenus, et väga mugav on niiviisi töötada ühiselt suure dokumendi kallal. Vot. Et nii see meil käis ja kui oli siis 1,5 tundi esimene grupp täitnud, 20 minutit järgmine grupp vaadanud üle, 20 minutit veel järgmine grupp, 4 gruppi, 5 gruppi, kõik 5 gruppi vaatasid siis igat valdkonda. Ja loomulikult oli seal vahepeal lõunapaus, see võttis meil terve päeva, et eelnev koosolek, põhigrupiga töö, siis see roteerumine, et selline väga sisutihe ja asjalik tööpäev ja pärast siis saime veel suures ringis ka kokku, et teha sellist reflektsiooni. Ja mis oli selline lisaväärtus sellisel moel enda analüüsimisel ja selle standardi läbitöötamisel oli see, et tekkis hästi palju kõrvalisi ideid, et kui õpetajad hakkavad arutlema, et kuidas me midagi oleme teinud või mis on olnud ja loevad standardist, mis võiks olla, mida meilt oodatakse, siis need kanalid on kõik nii lahti selle arutelu käigus, et kindlasti, kui midagi sarnast soovite teha, siis avage ka veel üks kas paberil lisaleht või pilves dokument, kuhu saab panna siis jooksvad ideed kirja. Et need mõtted, mis nagu popcornina plahvatavad nende arutelude käigus, et need saaks kõik kirja, et need ei läheks kaduma. See on väga väärtuslik info, mida siis edasi teha.
Ja kui see protsess oli läbi, siis tegelikult selleks hetkeks jäigi sinna paika ja kuna meil arengukava lõpeb selle 2021 aastaga, siis juunikuus praegu plaanime teha uuesti selle töö läbi, nüüd veel täiendada selle aasta põhjal, sest õppetasemel on ka see, et viimase 3 aasta arengut tegelikult vaadatakse. Ja kui me paneme nüüd siia juurde veel selle, tegelikult eelmisel korral, kui õpetajad seda tegid, siis nad juba vaatasid mitut aastat ja nüüd me paneme veel selle õppeaasta sinna otsa. Aasta on olnud selline üsna napp kontaktide mõttes, et väga palju sinna ilmselt ei lisandu, aga need, mis lisanduvad, on ainult pärlid. et midagi sinna juurde tuleb. Ja minu kui koolijuhi asi on siis kõik üle käia ja vormistada korrektselt. Ja ma ütlen, et see standardi põhjal analüüs ei ole sisehindamise ainukene osa, et valmis dokumendile muidugi tuleb sinna juurde veel õppeedukuse analüüs, puudumised, eksamite tulemused, selline info, et see standardi osa on nagu üks osa ja pisut siis ka mingid erinevad Innove uurimused, mis on olnud lapsevanematele, õpetajatele, õpilastele, et nende tulemused ma ka panen sinna sisehindamise aruande juurde. Aga see on juba selline väiksem töö, et kõige suurem ja mahukam osa on tõesti see standardi põhjal siis see tegevusseire. Ja kui meil saab see juunis valmis, siis ongi hea siit teha ka järeldused, sõnastada ootused ja uued eesmärgid, et siis sügisel minna rõõmsalt uue arengukava koostamisega edasi, et 2021 aasta lõpuks meil siis saaks ka uus arengukava valmis, et need on hästi seotud omavahel. Ja minu meelest on väga-väga tänuväärne, et see standard toetab seda eneseanalüüsi ja sisehindamise läbiviimist, sest olgem ausad, eks, kui ma võtan endale ette ainult selle, vabandust, kus see mul jäi? Selle, et oleks kordades raskem, et kust alustada esiteks ja võib-olla ei tuleks, kui mul on ees ainult see vorm ja need eesmärgid, ei tuleks ka see analüüs nii põhjalik ja ei oleks võimalik nii tõhusaid nagu järeldusi teha ja eesmärke seada. Et mina olen tänulik, et selline tööriist meile koostatud on ja julgustan kindlasti kasutama. Keegi ei käskinud mul seda teha, et ütle nii. Ma täiesti ütlen seda siirast kogemusest. Ma loodan, et see protsess oli arusaadav. Teinekord, kui sa räägid millestki, mis enda jaoks on nii ilmselge, siis võib-olla rääkides jätad mingeid olulisi asju ütlemata, et hea meelega vastan küsimustele, kui neid on. Aitäh, Jana. Mul tekkis küsimus, et kui sa nüüd hinnanguliselt mõtled aja peale, ma saan aru, et sa natuke tunnetuslik, sa pole seda mõõtnud, et siis kui palju kokku on selle tegemise peale aega kulunud teie meeskonnal? Kuule, ja näed, sain sisse. Nii tore, Erika, et sa sisse said. Mind otsiti juba taga, et miks mind ei ole, aga mul internet jupsib. Aga ma vastan Heidi küsimusele. Kui me räägime konkreetselt nüüd sellest protsessist, mida ma just kirjeldasin, mis toimus meil selle 1 tööpäeva jooksul, siis see tõesti oligi 1,5 tundi põhimeeskonnaga selle 1 valdkonna kallal ja siis 4 × 20 minutit teiste valdkondade ülevaatamine, mis teeb tund aega. Ehk siis justkui 2,5 tundi. Aga ma ütlen, et need arutelud, see järellainetus kestis veel tükk aega.
et just nimelt need ideed, mis nende arutelude käigus tekkisid õpetajatel ja ka kirgi kütsid ja inspireerisid ja see on nagu nii tore, kui õpetajatel on aega ja energiat aeg maha võtta ja arutleda selliste oluliste asjade üle, et kuhu me läheme ja mida me üldse teeme ja mis on meile oluline. Et kui palju see nüüd võtab aega minul, et see kokku kirjutada ja kui me veel paneme siia juurde nüüd sellel aastal sama süsteemi järgi õpetajatega toimimise, siis 2,5 tundi õpetajad pluss 2,5 tundi sellel aastal õpetajad on 5 tundi. Ma arvan, et mul üksi läheb ka äkki 5 tundi, üks korralik tööpäev sellega. Et ehk midagi sellist. No ehk siis, kui ma nii või kui kirvega tahan lüüa, siis ütlen, et umbes maksimum 2 päeva sisehindamisaruande koostamiseks, mis on nii-öelda 2 ühes. Jah, 2-3 päeva. Et õpetajatel 2 päeva, minul 1 päev otsa veel. Okei. Aitäh. Kas on kellelgi praegu Jaanale? Me jätame natuke lõppu ka küsimiste aega, kui me oleme Raigo ära kuulanud, aga kas kohe praegu on midagi, mis tahaks veel teada? Nii. Tore oleks kuulda, näha häid näiteid. See on sügiseks, Marget, saan ma õigesti aru? Vist. Nii, aga... Margetil on mikrofon kinni, ta vist räägib meiega ka. Aga... Saan iseendaga ka hästi läbi. Tere kõigile. Ma ei tea, kuhu see sobib. Võib-olla saab täna juba vastuse. Kui ei sobi, jätame sügiseks. Las ta praegu jääb, anname sõnajärge Raigole ja siis lõpus vaatame koos üle, mis sinna on. Jah, sobib. Võib-olla ühe asja veel ütlen, mis meil tekkis selle, võib-olla natuke haakub nende küsimustikega, et see standardis tõesti oli nagu selliseid kohti, kus peaks uurima vanematelt ja kooliperelt mingeid asju, et siis vastata seda rahulolu või osalusprotsenti ja just nagu numbrites protsentides, et jah, mingid küsimustikud tuleb läbi viia, et vastata teatud teguritele või mõõta. Hästi tore tõesti oleks, kui need küsimustikud oleks olemas, et ei pea nagu ise koostama. Aga just see protsentide määramine oli selline keeruline võib-olla selle standardi juures, et numbriliselt alati panna väärtust on nagu raske, kui lihtsalt selgitada. Aga jah, selline lühike kommentaar. Jah, no mõned asjad tuleb ikkagi kvantiteediga ka ära mõõta, midagi ei ole teha. No nii, Raigo, aga nüüd on küll lava sinu. Tervitus kõigile kõigepealt. Minu nimi on Raigo, ma olen Järva-Jaani gümnaasiumi ja Peetri kooli koolijuht ja päevaselt äkki saab kinni panna mikrofoni. Äkki sina saad kui looja või selle... Ja, ma juba otsin. Railil vist on mikrofon lahti. Valmis. Okei, super. Et igapäevaselt juhin siis Järva-Jaani gümnaasiumi ja Peetri kooli küljes on veel lasteaed ka, nii et ja Järva-Jaani kooli küljes on täiskasvanute gümnaasium, nii et ma hellitavalt ütlen, et mul on õigus või võimalus harukordne, humble võimalus kujundada haridus sünnist surmani. Et igal juhul on see ütlemata auväärt ülesanne. Ja nii-öelda pool oma ajast selle koolijuhi ameti kõrvalt ma tegelikult olen ka Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise esimese aasta magistrant. Et igal juhul on mu päevad suhteliselt kiired ja hõivatud, aga mis ei tähenda seda, et mul ei ole aega arengut seirata. Ja ma võib-olla ütleksin nagu alustuseks selle, et kunagi 2017, kui mina hakkasin oma meeskonnaga Järva-Jaanis esimest arengukava tegema, siis meil ei olnud võib-olla isegi tol hetkel mõtteski kasutada Haridus- ja Teadusministeeriumi või kellegi poolt ette antud vormi, vaid eesmärk oli väga konkreetne. Kui me oleme ettevõtlik kool, siis me kasutame standardit ära mitte üksnes seiramiseks, seiramise pärast,
vaid me võtame ette ja me koostame täiesti normaalse arengukava, mis võiks siis olla isegi, et standardile tuginev. Ja ma tegelikult kohe näitaks ka seda, milline ta siis välja näeb, kes on näinud juba, ei hullu. Et 4 aastat saab sellel dokumendil nüüd tööstaaži täis ja meil sel suvel seisabki see hindamise protsess sees. Et ma korra lihtsalt lasen ta teie silme eest läbi, milline ta reaalselt nagu välja näeb. Et me mõtestasime alguses seda ütlemata keeruliselt, et siin on tegevusi hästi-hästi palju, aga sellest ei hullu midagi. Selle eest põhjalik. Ja ma jõuan kohe nende järgmiste tegevuste juurde, mis selle dokumendiga tegelikult kaasas käivad ka. Et ühesõnaga me tegime siukse tegurite kaupa kaardistuse, kuidas jõuda õppetasemele sisuliselt. Lühidalt kokkuvõttes on see dokument mõeldud selleks. Ja täna me siis, kui ma peaksin nüüd ütlema, et kuidas algab meie arengukaardistamine, siis arengukaardistamine on igal juhul oluline ja meie arengukaardistamine ei alga mitte sellest, et me meeleheitlikult ainult sisehindamist läbi viiksime, mida me teeme ka, et see ei ole ka midagi uut. Meie sisehindamine ongi siin. Täna on sisehindamine ettevõtliku kooli standardi järgi kinnitatud. Ta on saanud heakskiidu hoolekogus, ta on saanud heakskiidu õppenõukogus. Ja see ongi meie ainuke tööriist, sest et õpitulemuste seire toimub kogu aeg ja ettevõtliku kooli standard näeb ette ka seda, et liikumiseks ühest tasemest teise, kui see on nagu eesmärk omaette, siis väljalangemine on 0. Aga väljalangemine 0, see on iga kooli püüdlus. See on kogu aeg eesmärk. See ei ole lihtsalt sellepärast, et liikuda tasemelt tasemele. Et tegelikult standardi suur idee on toetada individuaalsust ja ta toetub 2 väga olulisele printsiibile. Minu jaoks, kui me peaksime vaatama täna näiteks Järva-Jaani gümnaasiumi kehtivat kooli õppekava näiteks, siis minu jaoks kehtib see 2 väga olulisel tasandil. Esiteks on selleks siis üldpädevused. Ja üldpädevused reeglina, meie õppekava on 13 lehekülge, ma just ütlen ette, ärge ehmatage, see on hästi lühike dokument, aga konkreetne. On täiesti avalik ka. Ehk siis siin on näha erinevad pädevused, eks ole, et on kultuuri- ja väärtuspädevus, kõik need asjad, mida peab siis riiklik õppekava järgi justkui kirjeldama, aga meie oleme toonud siia välja tegevused, mida me reaalselt teeme iga-aastaselt selleks, et neid pädevusi arendada. Ehk siis me teeme enda jaoks juba tööd vähemaks. See tähendab seda, et ma ei pea hakkama arenguperioodi lõpus või vahepeal seirama ja meelde tuletama, mis asjad need olid, mida ma nagu tegin. Milleks? Ma panen need õppekavasse kirja, sest need on asjad, mida me teeme niikuinii. Ja need on siin kogu aeg kirjas ja olemas ja meie enda silmes. Ehk siis õppekava on õpetaja töödokument. Ta vaatab sellele peale ja ta saab aru, kuidas ma neid pädevusi siis reaalselt nagu arendan. Siin on näiteks ettevõtluspädevus. Need on tegevused. Osaleme võrgustiku tegevuses, soodustame rühmas töötamist, püstitades selgeid rolle, eeldavaid ülesandeid, korraldades kohvikuid, laatasid õpilaste individuaalsusele, ettevõtluse arendamisele suunatud tegevusi, julgustame õpilase õppekorralduses kaasa rääkima, suuname majanduslikku mõtlemist tasaarendu põhimõttel, mis iganes. Kõik neid tegevusi saab nagu siin väga edukalt kajastada ja kui ta on meil õppekavas üldiste tegevustena olemas, siis meil on nii tublid õppelajuhatajad, see on lihtsalt lust on selliste õppelajuhatajatega tööd teha, siis nad tavaliselt panevad need asjad kirja, ma kohe näitan teile meie traditsioonid, blogid, jõudnud päris kõike välja otsida, kodukord. Ühesõnaga, meil on iga kuu tööplaan ka veel, et need on tavaliselt meie tööplaanis ka kõik kuude kaupa välja toodud. Ma tahaks seda igatepidi näidata, aga ma vist ei leia seda üles praegu. Kiiruga ühesõnaga leia, palun vabandust, aga igal juhul ta on siin olemas, et te näete seda igal juhul. Ehk siis ma tahan öelda nagu sellega seda, et
me oleme selle töö ette ära teinud. Me ei pea hakkama tagantjärgi mingeid andmeid enam koguma. Võib-olla, kui midagi me täiustame, siis on see, et kui me seirame seda, kas me oleme oma arengukava mingid perspektiivid täitnud, siis me seirame seda protsentväärtustena, ehk siis see mõõdik on hästi oluline. Kui palju me selle mõõdiku osas oleme mingeid asju ära teinud, sest enne ei ole võimalik edasi liikuda. Kuidas me sel aastal hakkame oma uut arengukava tegema? Suhteliselt lihtsalt. Õpetajad peavad täna juba natukene vaatama meie arengukavale otsa, meie õppeprotsessile otsa, kirjeldama ära need valupunktid, mida näitas distantsõppe 2 aastat. Me tahame märksõnu. Me ei taha seda, et keegi sõnastaks ulmelise probleemi. Märksõnad on hea. Ja 12-13 juuni me lähme kõik koos suvekooli 2 päevaks. Ja selle suvekooli mõte on see, et sellest suurest probleemist, mille me märksõnade toel ära sõnastame, püstitame me teravikku, sest et 4-aastase perioodiga me ei lahenda ära mitte rohkem kui ühte probleemi tegelikult. Ja see meie arengukava ka, et kõik need asjad, mida te siin võib-olla arengukavas täna näete ja mille taga seisab nimi pidev, siis tegelikult me võtame need ära, sest me teeme neid kogu aeg ja need on tööplaanis kirjas, et need ei pea olema arengukava osa. Arengukavasse tulevad ikkagi need asjad, kuhu me väga selgelt selle teraviku suuname ja neid teraviku suunamise perspektiive sisuliselt minu hinnangul on 2. Kas me tegeleme mõiste arenguga või me tegeleme motivatsiooni arenguga. Ja 3. variant on see, et me tegeleme mõlemaga koos. Et ega väga palju muid variante koolis selleks, et ettevõtlikkust ja ettevõtlust arendada ei ole. Ja kui me nüüd seal suvekoolis ära käime ja need teravikud paika saame, siis me jätkame seiretööga. Ehk siis me vaatame uuesti üle oma sisehindamise, kuidas meil läinud on, kas see teravik, mille me oleme visuaalselt tajuga õpitulemustest, eksamitulemustest lähtuvalt sõnastanud, et kas need omavahel lähevad kokku. Ja kui ei lähe, siis miks nad ei lähe või mis on see erisus? Ehk siis kuidas me ühildame meie tunnetusliku probleemi täna seire käigus siis teada saava probleemiga ja sealt edasi minnakse siis nii-öelda nende üksikute tegevusvaldkondade kaupa sõnastatud eesmärkidega juba. Ehk siis, et põhiprobleemi lahendamiseks igas valdkonnas sõnastame ühe väga praktilise eesmärgi, mida on siis 4 aasta jooksul võimalik seirata ja täita ja kindlasti lähtume ka sisehindamisest, kus on siis need tulemid või tulemused siis meile nagu ette antud. Ma ütlen nagu veel, et meie eesmärk ei ole liikuda astmelt astmele. Kui see võtab kauem aega, siis see võtabki kauem aega, aga asja tuleb teha selles mõttes väga hästi. Et kui 4-aastasest perioodist ei piisa, siis me võtame 8. Aga eesmärk on see, et kõik need kriteeriumid, mida tulem meile ette annab, et need on meie enda jaoks mõtestatud. Need on tegevustega kaetud. Need tegevused on saavutatavad. Ja ma usun, et siis on võimalik ka väga selgelt jõuda nii-öelda selle sisehindamisega mingi aja jooksul soovitud tulemini. Ehk siis, kui ma pean kokku võtma, kuidas me seda teeme, siis meie põhiline tegevus leiab aset kooli vaheaegadel üldse. Suvevaheaeg, juuni algus, augusti lõpp selleks, et teha nii-öelda tööplaan, panna paika mingid tegevused, mis on vaja eesmärkide saavutamiseks ja need tegevused tulevad arengukavast, mitte kuskilt mujalt. Arengukava ja seire peavad olema sisuliselt üks ja sama. Nüüd 3. dokument on õppekava, sest et kõik kooli areng, mida me kavandame, on selleks, et toetada iga õppija individuaalsust. Ja see on see põhjus, miks meie oleme jõudnud just nimelt sellise õppekava formaadini, nagu me täna seda teeme. Ja kui need 3 asja on paigas, siis ülejäänud on nii-öelda õppealajuhatajad tee. Mul on 2 õppealajuhatajat ja nendest üks siis koordineerib ka nii-öelda ettevõtlikku õppetegevust ja tema on see, kes reaalselt paneb paika kuuplaanid. Jälgib seda, mida iga kuu tehakse. Ehk siis väga olulised seiredokumendid.
et selleks ei ole vaja nagu eraldi midagi teha. Mida me saame teha muidugi ja mis võiks olla edasine arendus on see, et nende kuuplaanide taha ilmub ka üks täiendav lahter, et mis oli tulemus. Ehk siis, kui me ise seirame seda kuu lõikes, siis kui palju me juba oleme selle kuu lõikes mingeid tegevusi nagu ära teinud. Ja see on väga väärt teadmine. Kui see tuleb nagu meie enda seest, siis see on nagu väga okei, et keegi ei pea meile nagu justkui näpuga näitama, et kuulge sõbrad, et teil on jäänud midagi nagu tegemata. Et selles mõttes on see nagu hästi mõnus. Ja ega ma ei oskagi muud öelda, et see on nagu mõttelaadi küsimus, see on mõtestamise küsimus ja see on nagu minu jaoks tervikuna tänase haridussüsteemi mõtestamise küsimus, et kuidas mahuvad kõik võimalikud õppimist toetavad programmid meie igapäevatöö sisse. Ja need 3 dokumenti, mida ma teile nimetasin, et need kindlasti saavad olema teie töödokumendid. Te peate neist tervikuna nagu mõtlema. Te peate neid sõnastama. Te ei tee seda üksi. Te teete seda koos kindlasti oma meeskonnaga. Meie teeme seda keskeltläbi 30 inimesega kuskil korraga, mitte eraldiseisvalt korraga. Kuidas seda tehakse? Direktor tihtipeale valmistab ennast ette ja juhib protsessi. Seejärel meil on teatud inimesed, kellel on nagu see sõnaosavus on nagu väga hea, kes oskavad kohe neid asju sõnastada. Seejärel meil on lahti väga palju meie sõprade, erinevate koolide dokumente, arengukavasid, seiredokumente, õppekavasid. Iga õpetaja jälgib mingit lõiku. Meil on lahti üldpädevuste arendamise raamat, mille autorid on Eve Kikas ja Aaro Toomela. Me võtame väga palju snitti sealt, mida on tahetud üldpädevuste arendamisega saavutada. Siis meil on üks ütlemata keeruline direktor, kes ise õpib ja siis ta veel surub teisi ka õppima ja saadab erinevaid artikleid nii Eve Kikaselt kui ka maailmast, mis puudutavad nii psüühikat kui ka mõistearengut kui ka motivatsiooni ja sunnib neid lugema neid, sest me ei saa teha dokumenti, kui me ise ei saa nendest asjadest aru. Ja siis me vaidleme vahest nädal aega, vaidleme ja üritame neid asju siis sõnastada ja paika panna, aga kõige tähtsam on see, et me lõpuks saame kõik ühtemoodi aru, milles me siis nagu kokku lepime. Et minu hinnangul ja minu jaoks ei ole siin ajalist mõõdupuud mitte kunagi. Et see on midagi, mida me teeme anyway. See on õpilaste huvides. See on ka meie enda huvides, me saame ju ise väga palju targemaks. Et nii-öelda õppiv kool on alati tore kool. Et koos õppimine on meie jaoks nagu hästi oluline. Aga see on lühidalt kokkuvõttes, kuidas me seda protsessi nagu teeme. Kavandame, ellu viime ja hiljem nagu seirame ja uusi eesmärke seame. Et ma vabandan, mul on täna olnud hästi pikk päev juba, et kui mul lähevad sõnad sassi, siis see ei ole sellepärast, et ma teid kardaksin. Te olete hästi mõnusad siiamaani olnud kõik. Et ma loodan, et te nüüd võtate ennast hästi mõnusalt veel kokku ja küsite mõned julged küsimused, et ma saaksin neile vastata, sest siis on palju-palju lihtsam. Aitäh! Nii kaua, kui te mõtlete küsimusi, aitäh Jaana, aitäh Raigo. 2 lugu ühest ja samast asjast, kuidas seda kasutada kooli arengus ja ikkagi nagu omamoodi lähenemised, et see ongi nagu tegelikult äge. Et selleks, et siis olla nagu ettevõtlik kool ei pea tähendama seda, et me nii-öelda vastame kõik nagu mingisugusele ühele, ma ei tea, piparkoogi šabloonile, et täpselt sellised ongi kõik ettevõtlikud koolid, et see on nagu üliäge. Nii, aga et mitte võtta eetriaega teilt ära, palun küsige teie. Küsiks siis kohe selle, kuidas te olete saavutanud sellise kaasatuse? Kuidas motiveerite, innustate, et ütlete 30, kuidas selleni jõuda? Kuule, lepime nii kokku, et sa ei pea mind üldse teietama, et sina on jumalast okei. Ma mõtlen teie kui koolina siis lepime nii. Veel, jah, see on nagu väga hea. Mul oleks teine variant ka olnud, aga noh, see jääb teiseks korraks. Ühesõnaga, mis on nagu selle asja suur tuum on see, et meil on kasulik aeg iga päev koolipäeva keskel 65 minutit õpilastele ja õpetajatele. Ja me enamuses koos veedame selle aja õpetajate toas. Me juba siin vaidleme.
väga paljude erinevate asjade üle. Me päris täpselt ei teagi vahest, mis see universaalne tõde on ja siis me uurimegi nagu seda ja iga kord tuleb keegi kas äsja kaitstud magistritöö pealt endal või keegi on midagi lugenud varasemalt, et me kujundame nagu pidevat seisukohta. Ehk siis see näiteks direktoril ei ole oma kabinetti. Direktor istub õpetajate toas iga päev. Õppealajuhatajal ei ole oma kabinetti. Ta istub õpetajate toas iga päev. Sotsiaalpedagoogil ei ole oma kabinetti, välja arvatud siis, kui ta võtab vastu kedagi. Me istume kõik õpetajate toas. Me oleme neile iga päev kätte saadavad. Ja muuseas, ma lihtsalt ütlen, et see on hea harjutus, et sellega te natukene treenite oma täidesaatvaid funktsioone. Te õpite oma kognitiivseid skeeme pidurdama. Mina teen seda kogu aeg, mitut asja korraga, kes ma vahest ei kuula neid ja siis nad kasutavad seda alatult mu vastu ära. Aga ei ole hullu, siis ma alati jõuan järg. Ehk siis kaasamine algab tegelikult sellisest inimlikust suhtlusest, et nad kõik tunnevad seda, et nende arvamus on oluline. Ja ei ole tavatu, kui koolidirektor tõuseb infominutites püsti ja ütleb, et kuulge sõbrad, et tegelikult mul oleks teie abi vaja. Et ma päris täpselt ei saa aru, et meil on mingi asi lonkab kahte jalga, et kas te saaksite aidata öelda, et kus kohas me praegu lonkame seda kahte jalga. Et meie kaasame niimoodi. Jana, kas sa tahaksid oma loost tuua välja selle kaasamise koha? Ja kaasamine väikses koolis on juba iseenesest sisse kirjutatud, et me teeme asju koos. Et Raigol ilmselt on see meeskond oluliselt suurem, nojah, 30 inimest, kui sa ütlesid, meil on 18, et poole väiksem. Ei ole see probleemiks olnud. Nõuanne võib-olla, mis ma anda saan, on see, et võib-olla see on teie jaoks hiljaga, aga et kui te olete juba liitunud ettevõtliku kooli programmiga, siis mis meie tegime, oli see, et kui see pakkumine tuli, et ettevõtliku kooli programmiga liituda ja pakuti seda koolitust ja et siis 5 inimest sinna koolitusele saata ja koosolekul ma õpetajatele põgusalt siis tutvustasin seda ja kes meil need 5 inimest siis on, kes sinna lähevad. Ja teate, nad ütlesid mulle, et kas me lähme kõik või me ei lähe keegi. Ja nad kõik tahtsid saada seda koolitust, et olla ühises inforuumis ja koos otsustada, kas me võtame selle programmi omale kooli või ei. Ja selles mõttes on see, mis mul sai selle vastu olla, eks, et väga tänuväärne, kuna te teate ju ise, et kui keegi käib koolitusel, ideaalis ta tutvustab seda koolis ka siis teistele, aga kui juba läbi mitmenda inimese see info algallikast tuleb, et see ei ole enam võib-olla nii veenev, seal on see isiklik hoiak võib-olla vahel, ja nii edasi. Ja ma ütlen, et ega need koolitused, mis ettevõtlik kool meile tegi, seal oli ka vaidlemist ja skepsist ja diskuteerimist, aga lõpuks me jõudsime kõik ikkagi selleni, et see on midagi, mida me tegelikult ka juba teeme, eks, nagu alati õpetajad koolis, me juba teeme seda. Aga me leidsime ka, et jah, me teeme, aga meil on siit lisaväärtust, mida võtta ja mida saada ja võib-olla ka mida ise pakkuda sellele programmile nagu omalt poolt. Et seetõttu, kui see otsus on tulnud ühiselt, siis on see kaasamine lihtsam, sest te ise soovisite, te ise olite nõus, et see ei olnud nagu ühe koordinaatori või direktori otsus, et vot nüüd me teeme seda. Ja meil väikses koolis meil ei ole ka seda koordinaatorit, et meil ongi kõik rakendavad seda, me kõik teeme seda. Et võib-olla direktor on see, kes aeg-ajalt siis võtab selle teema fookusesse, et mis vahepeal toimunud on ja mis me edasi teeme, et seda arutelu suunata, aga see toimub, kõik õpetajad rakendavad seda, kõik aineõpetajad lõiminguprojektides, et see ongi selle ettevõtliku mõtteviisi mõte ju tegelikult, et see on üks tervik meie koolis õpetamises. Et jah, juba algusest peale ühise meeskonnana neid otsuseid vastu võtta, et see aitab sellele kaasamisele kaasa. Ja ma arvan, et ka see, et kui direktor ma olen kuulnud erinevaid lugusid, et mina pooldan seda, et direktor ei lähe mingi ideega nagu peale suruma ja et mina tahan, et me teeme seda. Et kui kellegi jaoks on see hetkel nagu selline ei, siis las ta olla. Teeme siis nendega, kelle jaoks on see jaa. Et see peale surumine pigem võib nagu vastupidist efekti hakata tootma,
vastutöötamist sellele programmile, et igaühe jaoks on oma aeg, kuni ta selle omaks võtab, kui ta juba midagi sarnast ei tee. Aitäh, ehk siis nagu mõlemast kõlas ikkagi läbi see sõnum, et kui sa ise oled see nii-öelda inimeste inimene ja esiõppija, et siis tuleb ka sinu meeskond sinuga kaasa. Nii, meil on aega umbes 1 küsimuseks veel. Margit, ma usun, et sa oled päri, et me võtame siit sinu mõtted kaasa, sest mulle tundub, et me saame sellest standardist rääkida veel mõned head korrad ja kuulata veel kindlasti neid erinevaid lugusid. Et see on õppimise seisukohast meile kõigile nagu ülioluline. Aga 1 kiire küsimus veel. Praegu vähemasti ei ole, siis ma kasutan ise selle võimaluse. Kas te praegu oskate mulle oma selle loo pealt öelda mõne hea soovituse, millega võiks arvestada standardi koolitus? Kas midagi võiks sinna veel kuidagi kindlasti juurde panna, ära vahetada? On midagi sellist, millest te olete puudust tundnud? Äkki või olete leiutanud midagi nii head, mida võiks teiste jaoks sõnumit edastada? Selle standardi koolituse puhul oli hea see, et võetigi kõik need tegurid meeskonnaga koos arutati läbi. Aga mis minu jaoks on selle standardi koolituse jaoks puhul oluline ongi see, et kogu meeskond saaks seda. Sest seda nagu edasi rääkida nüüd kolleegilt kolleegile või juhtkolleegile, see on väga mahukas ja väga keeruline, et kui vähegi nagu koolimeeskonna suurus võimaldab, siis võiks seda saada kõik koolimeeskonna liikmed. Minu arvamus, ma ei kujuta lihtsalt teist varianti ette, et meil oleks need 5 inimest läinud. Ma usun, et meil ei oleks see nii hästi käima läinud. Okei, aitäh. Praegu? Ja, ma arvan, et see on võib-olla mingite selliste vaadete küsimus. Mina näiteks täna ütleks pigem nagu seda, et kui koolimeeskond tuleb standardi koolitusele, siis nad peaksid olema standardi läbi lugenud. Nad peaks nagu päris täpselt teadma, mis seal juba kirjas on. Iseenesest nad peaks suutma selle orienteeruda. Nad vähemasti on lapanud seda ja selle koolituse sisu ei saa olla, mis minu kogemus ütleb, ma ise olen teinud seda lihtsalt, et see ei saa olla kuiv ette vuristamine, see ei tööta. See ei hakka mitte kunagi tööle, et näiteks üks efektiivsemaid õpetamise viise on siiski ju see, kui meil tekib nagu interaktsioon, et juba Bogotski on öelnud seda, et kui me omavahel suudame nagu suhelda, siis järelikult suudame me ka üksteise mõtteid korrastada. Aga selleks, et mõtteid korrastada, peame olema ikkagi millegagi tutvunud, me peame olema millegagi kursis. Ja sellepärast algab õppimise protsess tegelikult natukene teistmoodi ja natukene valulikumalt, et ma arvan, et ta võiks olla ikkagi selline, kus enne tutvutakse, siis kaardistatakse, siis alles alustatakse sellist mõnusat arutelu võib-olla sel teemal ja siis lõpuks kaardistatakse uuesti ja antakse koolimeeskondadele võimalus siis analüüsida ise, mida nad alguses siis teadsid või ei teadnud ja mida nad lõpuks teavad ja miks see siis nii on. Ehk siis kõik see, et koolitusele tulija on tegelikult aktiivne pool nagu algusest peale. Et ma arvan, et see oleks nagu sellise teema puhul möödapääsmatu lahendus. Ehk siis ma võtan kokku 2 mõtet, et see meeskond, eriti väikese kooli puhul peaks olema palju suurem, et see võiks olla kogu kooliseltskond. Ja teine, millele ma siit ka praegu kinnitust sain, et õpib see, kes on protsessis aktiivne, eks ju. Et täpselt samamoodi nagu klassiruumis õpib see, kui ta on aktiivselt kaasas, õpib ka täiskasvanud inimene siis, kui ta on aktiivne, mitte kui ta ainult kuulab. Aga suur tänu teile selle oma loo jagamise eest ja nagu ma ütlesin, et me jagame seda ka nendega, keda siin ei olnud ja läheme kindlasti selle standardi teemaga edasi ja veel kord ütlen, et kui teil on mingisugune mõte selle digitaalse standardi, mida te temast tahate, mis te kujutate ette, et missugune see ideaalne digitaalne standard on, siis võite veel teada anda, kui on selles osas mõtteid.
ja Kersti on siia kirjutanud siis veel, et nõustun Raidoga, igaks õppetunniks tuleb valmistuda. Hea oli ka näide selle kohta, et iga meeskonna liige tutvub eelnevalt juba parimate praktikatega. Vot. Ja parimad praktikad saamegi meie teineteisele jagada. See ongi parim, mis meil on teineteisele jagada. Aga et siis jagamisse tuleb nüüd väike paus ja teie põhiülesandeks jääb siis nüüd õppida puhkama, sest seda ei ole teile selle 175 päeva jooksul väga palju võimaldatud ja et ei loobuks, siis tuleb õppida lihtsalt puhkama ja tunda rõõmu sellest Eestimaa suvest sellisest, nagu ta on. Ja ma sain siit siis paar mõtet kaasa uueks hooajaks e-vahetunnile. Kindlasti hoiame teid vahepeal ka meie tegemistega kursis ja me oleme Piretiga mõlemad selles mõttes täiesti avalikud tüdrukud, et meie telefonid ja meiliaadress on avalikult üleval, et võib meiega vahepeal ka täiesti kontakti võtta. Aga aitäh ja ilusat päeva lõppu teile!